õigesti aru saan, on lugupeetud justiitsminister. Nii et palun teil Lang. Suur tänu. Kõigepealt ma pean vabandama, et ma hiljaks jäin, sest Tallinna Ülikooli 5. aastapäeva aktus lihtsalt venis kangesti, et loodetavasti andestate mulle selle. Ega küsite, et kuidas ma seda kommenteerin, seda aktsiooni, siis ma ütlen lihtsalt, et mul on siiralt kahju, et ajalehtedel reklaami napib. Aga ma küsiks teie käest, kes te siin saalis olete, et kui paljud teist on lugenud seda raamatut Uued mütoloogiad? Kas on keegi, kes on lugenud, võiks käega märku anda? 1, 2, kõik. 3. Siis muutub mul see natukene lihtsamaks, et ma lihtsalt siis refereeriksin või isegi lausa loeksin ette oma essee, mida Martin Kala pidas vajalikuks ära tõkkida. Müüt tõe kuulutajast. 2006. aasta lõpus jäi mulle silma üks sõnum, milles refereeriti ühe Prantsuse mõttekoja analüüsi õhtumaa algavast allakäigust. Valdav enamik sellelaadseid uudiseid leiab kiiresti koha ajaloo prügikastis ja ka aju prügikastis. Õnnetuste ettekuulutamine on äri nagu iga teinegi meelelahutus sellisena võrdne tsirkuses karvase naise näitamisega. Aga ometigi on see allakäik täna reaalsus. Eestlased, kes õhtumaast olid vägivaldselt 50 aastat ära lõigatud, ei taha sellele mõelda, vaatamata tõsiasjale, et allakäigu tunnused ja elemendid on meil täpselt samad kui Itaalias või Rootsis. Ja minu hinnangul on see allakäik on väärtussüsteemi allakäik. Aastasadadega loodud läänekristlik kultuuriruum oma põhitõdedega on keeristormi käes ning selle tormi lõpptulemust on raske ennustada. Küll aga pole tulutu analüüsida käimasoleva protsessi üksikuid tahke. Ja ma vaatan Peeter on siin juba kõrval, et võin ma edasi. Jaa, loomulikult ma olen sellest välja. Osa on ka sealpoole, osa on siinpool. Selge. Võin nüüd saada. Aega on, ma arvan, et minutit, aga ma arvan, et kuna see on nii oluline teema ja päev on väga täpne, siis ja pärast on loomulikult võimalik kõigil ministrile küsida, mida ta kavatseb teha. Läänekristlus erinevalt idakirikust arenes indiviidi keskseks süsteemiks. Suhe inimese ja Jumala ning tema poja vahel oli olulisem suhetest valitseja ja inimese vahel. Renessanss lõi alused kaasaegsele demokraatiale, mille üheks nurgakiviks on sõnavabadus ja õigus olla ära kuulatud. Igaüks, kelle kohta midagi väideti, omas õigus selle kohta ise midagi öelda. Sellele printsiibile rajati ka ajakirjandus. Ajakirjanduse kuldaeg oli 20. sajand. Arenes välja terve kultuur oma märkide ja mõistetega. Tekkis ajakirjandusteadus, kujunes võimas meediatööstus, mille kasumi määras see, kes oli tõe avaldamisel eduka. Kuna iga avaldatud sõna autor oli hõlpsasti välja selgitatav, ei võtnud perspektiivitundega ettevõtjad kunagi tahtlikult seda riski, et proovida valega lisatulu teenida, sest õigus olla ära kuulatud ja seda ka kohtus toimis. Meediatööstuses töötamine oli prestiižne, tööstus sai valida endale tööjõuturult parimaid inimesi. Need parimad omakorda kehtestasid üheskoos endale käitumisnormi ja juhiseid kuni eetikakoodeksiteni välja. Tehnoloogia areng ei suutnud sõnavabaduse ja isikuõiguste vahekorda pikka aega tuua mingeid olulisi muutusi. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt suurendas küll meediatööstuses konkurentsi, kuid ainult sedavõrd, et see lõppastmes vähendas riigi rolli teabejagajana. Ringhääling, mis kuulus Euroopas pikalt monopoolses seisukorras olnud riigile või nagu nad ise armastasid defineerida avalikkusele, sai enda kõrvale ka eraõigusliku raadio ja televisiooni. Valikuvõimalus avargus kordades. Ent kõik jäi ikka raamidesse, mis võimaldasid hoomata tervikut. Nagu demokraatiates kombeks, toimus areng pideva ühiskondliku ja poliitilise debati saatel. Moeasjaks kujunes võitlus meedia kontsentratsiooni vastu ja pluralismi poolt.
Seegi võitlus oli kantud eelkõige soovist, et meedia otsiks ja vahendaks tõde ega rikuks kellegi õigust aule ja väärikusele, samuti eraelu puutumatusele. Eestlaste teine rahvuslik ärkamise aeg 20. sajandi 80. aastate teisel poolel tõstis esile isiksused, kes võitlesid oma parimate teadmiste ja uskumustega sõnavabaduse eest. Toimetajad õppisid usinasti lääne meediaruumi toimimist, jagasid uusi teadmisi ja olid nõudlikud alluvate suhtes. Avalikkus nõudis tõde ning need, kes seda paremini avaldasid, said ka oma esimese reklaamiraha. Turumajandusest nähti õigustatult ajakirjanduse sõltumatuse garantii. Kuid nagu ärkamise ajal ikka juhtub, ei näinud ajakirjanikud, meediajuhid ega poliitikud, neist paljud ise olid kas ajakirjanikud või meediajuhid, et õhtumaal olid juba käivitunud mitmed protsessid, mis õõnestasid traditsioonilise kommunikatsiooni aluspõhimõtteid. Perestroika ja Berliini müüri varisemine, mis sisuliselt lõpetasid külma sõna, uinutasid väärtuste valdureid. Kommunikatsioonisüsteemi rakkudes asus oma laastamistööd tegema manipulatsiooni pahaloomuline kasvaja. Muide, manipuleerimine avaliku arvamusega oli ka Nõukogude Liidu kõige arvestatavam relv. Siseriiklikult toimis see edukalt, kuni Mihhail Gorbatšov ja tema lähimad kaasvõitlejad sisuliselt lõpetasid selle kasutamise. KGB tegeles avaliku arvamuse mõjutamisega läänes. Tasub vaid meenutada oskuslikult käivitanud rahuliikumist peale USA Pershing-rakettide paigutamist Euroopasse. Vastukaaluks Nõukogude tuumaseadmete nihutamisele positsioonidele, mis hakkas kallutama vastastikuse hävitamise tasakaalu. Kuid suures plaanis ei läinud see manipulatsioon siiski läbi. Vaatamata sellele, et infosõtta paisatud raha oli Nõukogude Liidu toonast majanduslikku olukorda arvestades väga märkimisväärne. Sest väärtussüsteem pidas vastu. Lihtsamalt öeldes, kriitilist massi meediast ei õnnestunud nõukogulastel siiski ära osta. Meediamanipulatsioon pole kaugeltki vaid totalitaarse poliitilise režiimi huvi. See on ka paljude suurte ettevõtete huvi. Reklaam kui klassikaline turumajanduslik kommunikatsioonivahend on reeglina üpriski kallis. Male Fide turul toimetava ettevõtja huviks on vabaneda tülikast reklaamikulust ja luua meedia kaudu endale avalikke suhteid, mille tulemusena tarbija ostab just tema tooteid. Mis sellest, et need jäävad oma kvaliteedilt konkurendile alla? 80. aastad oli aeg, millal asutati 10 000 avalike suhete firmasid. Meedia- ja reklaamitööstuse kõrvale tekkis kommunikatsioonisektorisse manipulatsioonitööstus. Siis aga tuli 90. keskpaiga suur pauk, The Big Bang. Küll mitte päevapealt, kuid suhteliselt lühikese ajaga elas meediatööstus läbi digitaalse revolutsiooni. Selle põhiline mõju seisnes selles, et esmakordselt inimkonna ajaloos muutus meeleliselt tajutava informatsiooni edastamine suurele isikute ringile sedavõrd odavaks, et muutus kättesaadavaks praktiliselt kõigile, kel vaid jätkus kooliharidust. Täna ei maksa teabe edastamine määratlemata isikute ringile praktiliselt mitte midagi. Pole vaja mingit kapitali, et olla meediaettevõtja. Meediaruumi saab nüüdsest siseneda ka see seltskond, keda aastakümneid kindlalt väärtussüsteemi hoidev tsunftivaim varemalt nende isikuomaduste tõttu eemal oli hoidnud. Tõde pole enam peamine. Peamiseks kujuneb võitlus inimeste tähelepanu eest ja seda püütakse saavutada iga hinna eest. Võitlusel teiste inimeste tähelepanu eest on sadu motiive, kuid selle võitluse ühiseks nimetajaks on soov manipuleerida avaliku arvamusega. Manipulatsiooni suurimaks vaenlaseks on seni olnud väärtus, et igaühel peab olema õigus olla tema kohta tehtud väite suhtes ära kuulatud. Kui seda väärtust enam ei järgita, on võimalik turult oskusliku tegutsemisega välja süüa konkureeriv hambapasta, nõuanne või inimene. Teha endale tema arvel ruumi nii, et tal ei olegi üldse võimalust vastu hakata. Keegi ei julge veel vastu seista sellele, et õigus olla ära kuulatud kehtub õiguse mõistmisel ehk riigi jõuga toimivas kohtusüsteemis. Seepärast ongi manipulaatorite suurim unistus saavutada anonüümsusele meediaruumis eriõigus ja puutumatus. Väide, et uus tehnoloogiline ruum peab andma üksikisikule õiguse ilma identifitseerimata riivata teise inimese au, väärikuste privaatsfääri, tähendab tegelikult seda,
et senine igaühe õigus olla ära kuulatud enam ei kehti.